Ma sain põletikulise soolehaiguse diagnoosi 4 aastat tagasi ja olen pärast seda pika tee maha käinud. See mõjutas mu elu tol ajal tohutult ja teeb seda aeg-ajalt siiani. Kroonilise haigusega võideldes võib raviplaanist kinnipidamine olla keeruline. Siiski on oluline jätkata põletikulise soolehaiguse ravi nii kaua, kui arst soovitab, isegi kui see on ebamugav. Enam kui 3 miljonit inimest Euroopas elavad põletikulise soolehaigusega ja see arv on üha suurenemas. Seejuures võivad selle sümptomid olla väga erinevad, leebetest kuni väga rasketeni. Remissioon võib esineda paljudel erinevatel viisidel ja selleni jõudmise teekond on igaühe puhul erinev. Paljudel inimestel, kes elavad tervislikult ja järgivad oma raviplaani, vähenevad põletikulise soolehaiguse sümptomid või kaovad täielikult. Ent on ka neid, kelle sümptomid ei kao iial, mida iganes nad teevad. Kui põletikulise soolehaiguse sümptomeid on keeruline kontrolli all hoida, võib see mõjutada nii sinu vaimset kui ka füüsilist heaolu. Jätka ikka ravi ja kui vajad abi, küsi seda oma tugivõrgustikult, oma arstilt, pereliikmetelt, sõpradelt ja veebipõhistelt tugirühmadelt. Kui hakkad end paremini tundma ja kahtled, kas on mõtet jätkata ravimite võtmist või kaalud ravi lõpetamist, räägi kõigepealt oma arstiga. Ka ilma füüsiliste sümptomiteta inimesi ohustab haiguse ägenemine, kui nad lõpetavad oma ravimite võtmise. Selleks, et hea enesetunne püsiks, on oluline ravi jätkata. Sinu gastroenteroloog oskab hinnata, kas oled saavutanud remissiooni ja kuidas sinu haigus kontrolli all püsib. Kui sul on põletikuline soolehaigus ja sa toidad last rinnaga või kavatsed seda teha, on sinu parim nõustaja sinu arst. Kuigi internetis on rohkelt kasulikku teavet, on alati parim rääkida kõigepealt oma arsti või ravimeeskonnaga. Tervislik eluviis on põletikulise soolehaiguse kontrolli all hoidmiseks hädavajalik. Söö korralikult, tee regulaarselt trenni, leia aega lõõgastumiseks ja väldi pingelisi olukordi. Põletikuline soolehaigus võib olla ettearvamatu ja alati võib esineda tagasilööke. Kui sinu eluviis ei ole tervislik, on haiguse ägenemise tõenäosus suurem ja see võib tuua kaasa nii füüsilise kui ka emotsionaalse madalseisu. See ei pruugi alati lihtne olla, kuid vajadusel on sul olemas tugivõrgustik sinu pereliikmete, sõprade ja arsti näol. Ravivõimalusi on mitmeid. Kui oled mures, on oluline arutada oma arstiga, millised ravivõimalused sulle kõige paremini sobivad. Ravimite võtmise lõpetamine võib tuua kaasa haiguse ägenemise ja põletiku süvenemise, mille tagajärjel sinu enesetunne halveneb. Põletikulise soolehaigusega täisväärtusliku elu elamiseks on tähtis olla valmis tegema muudatusi oma eluviisis ja pidada kinni oma raviplaanist. Mõnikord võid tunda, et sul ei ole põletikulise soolehaiguse üle mingit kontrolli, kuid mida paremini sa enda eest hoolt kannad, seda parem on su enesetunne. Kompromisside tegemine ei tähenda, et pead oma eesmärkidest loobuma. Leia enda jaoks õige tasakaal ja maailm on sinu päralt.